ning see ei ole ka midagi ülikeerulist, see on midagi, mida me tegelikult tunneme juba põhikoolis. aga seda ei oska eriti märgata. Sest et Y ja X ei ole siin ruudus. Kui nad oleksid ruudus, siis oleks võib-olla silmale nagu tuttavam, et mida siin kasutada saab. See ruudjuureks lihtsalt. Jah, mul on tunne, et sa oled õige mõtte juures. Mis täpsemalt, mis sa mõtled? No sama asi, mis kui oleks X või Y ruudus, sama asi. Jah, noh. Valemi järgi. Jah, seda kutsutakse ruutude vahevalemiks. Ma võtan ta siin eraldi endale ette. Ehk siis, siin, see Y miinus X. Ma saan teha nad 2 suluks. Kasutades seda ruutude vahevalemit, mida me tavaliselt tunneme siis niimoodi, mis on siis Y pluss X ja Y miinus X. Ning nüüd, kuna neil astmeid ei ole, siis ainukene variant on nad panna ruutu. Et see on siis nagu 1 astme võrra väiksem. Ja nüüd siin läheb see asi natukene ilusamaks. Sest siin saab teha nüüd mida? Täpselt nii. See ja see saab ära taandada. Nad on küll valet pidises nagu järjekorras, nad on erinevas järjekorras, aga siis kui nad on erinevas järjekorras ja tegemist on vahega. Täpselt nii, ma panen ühele poole -1, et vahet ei ole, kas ma panen siia või siis siia, aga ainult ühele poolele. Ehk siis tekib nagu miinusmärk. Ning noh, alles jääb siis see Y pluss X korda -1 on ju. Ehk siis miinus Y miinus X jääb alles sellest sulust. Või mitte sulust, vaid sellest murrust. Sellest murrust jääb siuke väiksem asi alles, mis on tore, sest nüüd see on lihtsam ja nüüd me saame lihtsamalt edasi minna. Et ei pea seda -1 kohe sinna sisse rakendama. aga see miinus Y, miinus ruutjuur Y, miinus ruutjuur X on siis selle sulu sees on ju. Sulu sees on talle veel liidetud otsa +2 ruutjuur Y-t ning kogu see asi on siis astmel veel -1. What can I do here, my dear friends? What can you say? Mis sa arvad? Moona, on sul ideid? Siin midagi saab teha. Mis see oli? Need lähevad murruks nagu selle -1 kuidagi. Jaa. Jaa, kui meil on mingisugune arv astendatud näiteks -1-ga, siis sellest arvust tekib pöördarv või tema pöördarv. Jaa, sa mõtlesid siis selle astme peal ikka. Jaa, aga enne tegelikult ma teeksin sulu sees midagi. Siin on 2 liiget, mis on kuidagi maru nagu sarnased. Et siin oleks hea natuke kokku poole viia. Millele ma viitan? Mis asi see, mis sa selle peale tegid? Selle? See on -1-ga läbi korraldatud. Sa võid küll. Jah, ei, sorry. Ma mõtlesin, et sa panid. Ma võtsin selle murru lihtsalt eraldi. Et ma võtsin selle murru, see on lihtsustamise ülesandest lihtsalt eraldi endale ette. Vaatasin teda eraldi. Lahendan nagu tükk haaval. Muidu ma kirjutaks kogu aeg igasugu asju, siis oleks pilt nii kirjuks silme eest. Jube oleks, aga Rasmus, mis sa siin teeks? Siin on. Need 2 ruutjuuri X-i saaks ju liita. Täpselt nii. Nad siin on sarnased liikmed. Nad on sarnased liikmed, ehk siis siin on -1 ja +2 teeb kokku meile
+1. +1 ruutu X-i. ja nüüd ma siis rakendaksin selle astme sinna sisse. ma veel paneksin nad nagu normaalses järjekorras ka, nii et see, mulle meeldib panna positiivne enne ja siis miinus, siis on nagu veits minimalistlikum, et siis ei ole siin seda topeltmärgi olukorda. ehk siis tekib murd X ruudus miinus Y ruudus ja 1. ja nüüd ongi siis see sulg on nagu tehtud. esimene sulg on seljatatud, teine sulg on veel ees. ma oletan näiteks, et siia mingi joone vahele. esimene sulg on üleval, all on siis see teine. jagatud. oota, miks ta hulluks läks? see on väga hea küsimus. kas keegi oskab mulle seda selgitada? ega ma ise ka ei tea. see on nagu, ma tean seda, et selles on süüdi see miinusmärk siin. et ma oskan nii palju öelda, et kui miinusmärk on astmes, siis ainukene asi, mida ta teeb, nagu ainukene asi, kui meil on astmes miinusmärk, siis ta pöörab selle arvu lihtsalt nagu ümber. ehk siis hetkel on tegemist nagu A ühendikuga ning kui ma -1, siis noh, astmes -1 siia sisse rakendan, siis see 1 ja A switch ivad kohad ära. ja nüüd on siis astendatud teda +1-ga. ehk siis siin on miinusmärk olemas, siin ei ole ja selle käigus nad pööravad ümber. ehk siis siin on ka vaikimisi on nimetajaks 1 ning see nimetaja 1 siis tuli siia ülesse. ja noh, see läks siis sinna alla. et see ongi selle miinusmärgi nagu point selles astmes. et see tihti õpilased mõtlevad, et kui astmes on mingisugune negatiivne number, et siis tuleb mingisugune negatiivne väärtus sellest välja, aga ei tule. tegelikult tuleb vist pöördarv. et miinusmärk astmes ei muuda seda arvu negatiivseks. arv jääb ikkagi positiivseks. aga ta pöörab ennast ümber. see oleks siis sihuke kiire miinusmärgi astmes koolitus. nii, väga hea, küsige veel. mulle meeldivad sellised küsimused, mis nõuavad täpsustusi. sest et täpsustused on head. nii, aga siis me jõudsime sellise asjani siin. ja nüüd me jagame seda sellise asjaga. ja mida jagamine tähendab? mis siin teha? mis sa arvad, Gustav? kui nüüd ta läheb lihtsalt sinna alla, seega sa saad, nagu alguses tegime ka, tegime X ja Y lahti, siis sellest see valega põhiliselt läheb lihtsalt 1 jagatud X miinus Y ja siis ongi vastus. ja täpselt nii, et kui me jagame mingisugust murdu, või noh, kui meil on jagamistehe ja siin on murruga tegemist, siis see arv, millega me jagame, liigub siia nimetajasse. ehk siis me jagame tegelikult nagu nimetajat. me jagame nimetajat, sorry, noh me tegelikult ei jaga nimetajat, vaid me korrutame teda. ma võin pikemalt ka näidata, et miks see asi nii läheb. et miks see asi nii läheb, ma selgitan natukene pikemalt ka seda olukorda. et miks
miks see case siia siis tekib, kas ma saaksin seda kuidagi mingite värvidega näidata äkki või? Ei tea. Nii, ma tõmban näiteks talle siia ringikese ümber. Talle kah siin ringikene ümber. Kus on must? Ma teen hästi kiiresti. Ehk siis, kui meil on mingisugune jagamistehe näiteks A peendikku jagatud siis X ühendikuga, siis hetkel mul see X on see roheline siit. Kui on tegemist jagamistehtega, mis on murdude vahel, siis tegelikult on tegemist korrutamistehtega. Ning korrutamistehteks ta muutub siis, kui ma pööran jällegi selle jagaja ümber. Ja ta tuleb siia alla. Ja nüüd, kui on tegemist murdude vahelise korrutamistehtega, siis ma korrutan lihtsalt omavahel lugejad ja nimetajad. See on see pikk versioon, kuidas siin saaks mõelda. Me jõuame sellisesse kohta välja. See on see pikk versioon. Aga lühikene versioon on jah lihtsalt see, et sa tead, et okei, see on jagamistehe ja siis ta kordab nimetajaga, ongi tehtud. Kui on meelde jäetud niimoodi pikalt. Aga sellised meelde jätmised tulevad harjutamisega, ega ise ei tule. Maagiliselt neid meelde jätma ei ole võimalik, peab nagu tegema päris palju kordamistööd ja iseseisvalt tööd, et need asjad meelde ka jääksid. Aga kuidas see tundus praegu? Oli nagu okka? Nii, ja nüüd Gustavil tuli ka kohe hea mõte siia otsa. Ehk siis täpselt samamoodi nagu me alguses selle olukorra siin tegime 2 suluks, siis nüüd siin need 2 sulgu me saame tõmmata kokku. Ehk siin on X miinus Y ühendikku. Ehk siis jälle ruutude vahevalem tuleb siin kokku tõmbamisel abiks. Ja on see ülesanne tehtud. Kuidas see oli? Selle lihtsustamise mõttes ei olnud liiga keeruline. On olemas väga palju keerulisemaid ülesandeid lihtsustamise maailmas. No seal on ikka erinevad võtted, jah. Aga ma ütlen, jah, lihtsustamine on ka siuke teema, et seda peab lihtsalt palju tegema. Peab lihtsalt neid ülesandeid palju tegema ja siis te hakkate märkama mingisuguseid nagu kohti, kust niimoodi kinni haarata, et okei, siin on raudselt see, mängu siin okei, siin on raudselt see, et nagu märkate mingeid sarnasusi. Ja lõpuks te hakkate neid lahenduskäike ka une pealt nägema, kui te neid piisavalt lahendate. Jah, siuke harjutamise teema.